Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad eesti.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere! MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Ajakirjanik ning tõlkija Tõnu Kalvet. Kosmose tervitus. Saates külas Pärimustarkuste Instituudi asutaja, konservatiivne metoodiline individualist Mark Valdma. Tervist! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd tein toon ja siin saates läbi arutame. 31 kaldkriips Atlas, taevakeha või tundmatu tsivilisatsioon. Juba pikalt on interneti avarustes kirgi kütnud taevakeha, mis polegi nagu asteroid või mõni planeet, vaid tema liikumiskiirus on ebaühtlane. Samuti muudab ta liikumisel suunda oma tahtsi. Sotsiaalmeedias levivad tihti hirmulood, kus väidetakse, et Atlas on võtnud suuna maale ning peagi on kokkupõrget oodata. Ametlikud allikad aga seda ei kinnita. Millega siis päriselt Atlase puhul tegu ja kas meil on oodata kohtumist uute tsivilisatsioonidega? Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal annaks sõna Mihklile, palun. Aitäh, Maarjo! Tere siis kõigile hulga meie saate kuulajatele. Kõigepealt ma pean siin üles tunnistama, et sellest taevakehast sai ka kuskil vähemalt 2 või 3 kuud tagasi kirjutatud ja toona siis oli see versioon õhus, et otsest maaga kokkupõrget ei leia aset, kuigi ta möödub maast ikka päris lähedalt ja mis muudab sellise keha eriti huvitavaks on see, et seal nagu jäävett ei ole eriti, et küll aga on hulgaliselt süsinikdioksiidi. Ja mis nüüd on huvitav? Siin on huvitav see, et see on juba läbinud väidetavalt päikese läheduse poolest, see on ikkagi miljonid aastat selles plaanis, et sellist otsest kokkupõrget nagu päikese või millegi sellisega pole vähemalt päikese puhul tulnud ette. Küll aga siin maa puhul kõige lähemale jõuab ta kusagil nüüd 19. detsembri paiku, aga selle vahemaa jääb ikkagi ka üpris kaugele, kuigi me ei saa välistada mitte ühtegi stsenaariumit, mis puudutab võimalikke ootamatusi selleks päevaks. Aga kõige lähemale, nii palju kui siin on sellest juttu olnud, on kokkupuude Marsiga, et siin on lisatud selline potentsiaalne võimalus õhku, et kui see taevakeha või kuidas seda iganes keegi kutsub, peaks kokku puutuma Marsiga, siis Marss on järgmine planeet, kui me võtame niimoodi, et maa on siis peale päikest seal 3, et 1, 2, 3, et seal on veel 2 planeeti vahel ja siis tuleb Marss, siis sellega võib, ütleme, tehnoloogilisi küsimusi muidugi üles kerkida. Aga siin toodi väide, et justkui see 31 Atlas oleks seotud uute tsivilisatsioonidega kokkupuutumisega. Siin on see väga vastandlik olukord ja küllap minust järgnevad saatekülased oskavad sel teemal kindlasti rohkem sõna võtta, kuigivõrd ma ise täna seda saate salvestuse ajal natukene lugesin selle kohta ja üks, ütleme siis mõningas mõttes heatähenduslik amatöör on väitnud, et see võib olla seotud tsivilisatsioonidega, et see ei pruugi olla lihtsalt taevakeha, aga peavool on selle väite tagasi lükanud ja siit nagu tekib nagu sellises plaanis küsimus, et kellele selline asi kasulik on, sest kui me mõtleme lihtsalt selle peale, et koroona ajal peavool rääkis, et usaldage teadust, vaktsineerige, siis nüüd justkui oleks selline teatud mõttes déjà vu tunne, aga ometigi on teatavaid kahtlusi, mille osas ma jagan siin vaid võib-olla mõnede, mitte kõikide inimeste seisukohti. Et kui inimesed usuvad seda, et 31 Atlas toob endaga kaasa, ütleme, selliseid uusi arenguid kosmosest, ehk siis see tulnukate rass tuleb siia meil elu uueks muutma, siis kriitilisemad inimesed on leidnud, et
et sellega läheb kuskil 98% kõikidest seni elavatest inimestest orki ja vaid 2% tõenäoliselt näeb läbi, mis selle taga tegelikult on. Ja võib isegi siis öelda, et siis see on järjekordne alus sarnaselt teatud mõttes Ukraina sõjale inimeste lõhestamiseks ja siis järjest vähemaks jääb neid, kes suudavad seda kõike läbi näha. Aga mis tegelik tõde on, kindlasti tasub jälgida 19. detsembrit, et mis siis nagu aset on leidmas, aga senikauaks hoiame lihtsalt arengutel silma peal ja loodame, et ühel või teisel moel saabub meile selline selgus, mis meist siin ühiskonna mõttes edasi saab. Aga ma tänan tähelepanu eest. Aitäh sulle, Mihkel. Siinkohal annaks Tõnule sõna, palun. Huvitav on jälgida, kuidas selle taevakeha seisund on muutunud. Kui ta kõigepealt tuli siia, teda märgati ametlikult siis 1. juulil 2025, siis algul arvati, et ta on asteroid. Aga üsna ruttu langes see staatus talle ära, sest vaadati, ta ei vasta nõuetele. Ja tollest ajast peale kuni praeguseni on teda püütud vägisi teha komeediks. Võimalik, et ta on komeet, aga sel juhul ta ei vasta meile seni tuntud komeedi nõuetele. Küll on asi selles, et ta ise liigub nagu tahab, eks ole, muudab kiirust, muudab suunda. Siis on asi selles, kuidas temast eralduvad aurud, milles sisaldub niklit, nikliosakesed eralduvad. Ja kusjuures niklit sellisel kujul, nagu temast on eraldunud, seda ei esine komeetidel. Ja on veel palju selliseid omadusi, mille poolest ta ei sarnane tüüpilise komeediga. Ja kuidas nüüd öelda, miks millegipärast arvatakse, et tegemist ei saa olla välispäritolu, tehisliku päritolu taevakehaga ja miks see jutt peaks olema ebateaduslik. Meenutan seda, et juba aastal 1960 Austraalia astrofüüsik, kosmoseinsener Ronald Bracewell pakkus välja sellise mõiste nagu Bracewelli sond. See tähendab seda, et meist tunduvalt kõrgemal arengutasemel olev kosmosetsivilisatsioon saadab meid uurima, mitte ainult meid, aga ütleme ka meid uurima oma sondi, kus juhib kõike tehisintellekt ja kus on tipptasemel seadmed. Vaatlussond lihtsalt nagu alati, kui vaja võtab ka proovid, eks ole. Ja nüüd meile püütakse näidata, et tegemist on mingi täieliku ulmega, et täiesti ebateadusliku lähenemisega. Selline tuntud astronoom, maailma astronoomide hulgas vägagi tuntud nimi nagu Avi Loeb on korduvalt öelnud, et 3i atlas on tehispäritolu, sest kui me vägisi püüame teda komeediks teha, ja samas ta ei vasta nõuetele, see näitab, et tegemist on tehispäritolu taevakehaga, ütleme niimoodi. Ja teine selline tuntud nimi nagu Jaapani päritolu Ameerika astrofüüsik Michio Kaku on samuti öelnud, et olgem ausad, vaadakem tõele näkku, tegemist ei ole loomuliku taevakehaga. Ja ta on kirjutanud sel teemal ka artikleid. Kui ma viimati vaatasin üht tema tutvustavat materjali, ta ütles, et tema artikkel peaks ilmuma ajakirjas Astrophysical Journal. Ja veel üks asi, mida tuleb mainida kohe alguses. Michio Kaku rääkis ka sellest, et lääne astronoomid, tippastronoomid arvutasid välja teekonna tehisintellekti abiga arvutati välja, kust see 3i atlas oli siis meie päikesesüsteemi üldse tulnud. Ja avanes päris üllatav pilt. Nimelt ta oli tulnud umbes 270 valgusaasta kauguselt planeedilt või päikesesüsteemilt, mille tingimused on maa omadega päris sarnased. Selle vahe on, et seal on aasta pikkus mitte 365 päeva nagu meil, vaid on 342. Ja meile võib tunduda, et inimeste mõistes 270 valgusaastat, see on tohutu. Aga kosmilises mõistes see ei ole, sest kui mõelda, et meie selle linnutee pikkus ühest otsast teise on umbes 100 000 valgusaastat minu andmetel.
siis 270 valgusaastat, see on sama, nagu sa lähed nagu paar tänavat edasi, eks ole, ja oledki juba seal kohal. Ja siis mõelgem nüüd, et kui see sond teele saadeti, inimesed olid siis veel poolenisti ahvid, nad kas sõdisid kivikirvega või nuiaga ja ometi tsivilisatsioon, mis on pärit sarnaselt taevakehalt nagu meie maa, ta teadis selle sondi teele saata. Praeguseks kõik, ma arvan, et seda huvitavat teemat käsitleme veel. Aitäh, Maarja! Aitäh sulle, Tõnu! Kertu! Ja tere ka minu poolt. Aitäh! Minuni jõudis info sellest objektist siin mõned kuud tagasi ja selles käsitluses, et mida see endast sellisel nagu energeetilisel plaanil kujutab, et kas see on siis asteroid, meteoriit ja üks tuttav naisterahvas selline hästi tugevate puhaste tajudega ja ütles, et sellel on nagu kassi energia ja kes on sellesse maailma sisse vaadanud, siis see on selline tervendav, hea, positiivne ja ta ütles ka, et see siin ei ole mingi teadus, see lihtsalt inimese selline kõrgem tajutunnetus ja sellel ei ole meile mitte mingit ohtu. Jah, see, et ta teeb mingeid siukseid omapäraseid liigutusi, tähendab, et ta ei ole kuskil vaba liikumises, et ta nagu teadlik objekt ikkagi. Ja meile mingit ohtu ei ole ja see sagedus näitab ka, et seal on ikkagi kõrgem teadvus ja kui üldse peaks mingi kokkupuude toimuma, siis meile sellest mitte mingit kahju ei oleks. Ja selline informatsioon, ma imestan, et see üldse meieni jõuab, sest et sellised momendid panevad inimest nägema ka maailma natuke suuremalt ja vaatama mööda mingitest kas või egomomentidest, kuidas mingi isikliku heaolu nimel ollakse valmis teistele liiga tegema ja siis, kui sa mõistad, kui pisike sina ja su ego selles suures galaktilises süsteemis on, stiilis, et see on siin see suur galaktika ja sina oled seal selline täpp, et sa isegi nagu silmi nagu pingutades vaadata, sind pole seal nähagi. Et mõista, selles plaanis sinu suurus on sinu hing. See füüsiline keha ei paista selles suures pildis väljagi, aga kui sa mõtled sellele, kui võimas, loov ja kestev on meie hing, siis see informatsioon peaks, mina ütlen, inimesi suunamagi vaatama maailma selle nii-öelda nähtamatul tasandil. Kui suured me oleme siis, kui me jätame kõik selle maise sellise pseudoteemad kõrvale ja lihtsalt tunnetame ennast elusa olendina selle kõige keskel ja mitte see, et ma olen maailma naba, vaid et selle kõige, see suur võimas masina värk, ja ma ei pea siin silmas meie süsteemi ja maatriksi igasugu muid nähtusi, vaid see selline tunnetuslik maailm, kui võimsad me oleme ja kuidas hirm kui selline ei teeni meid igal juhul. Ja kui mulle see sama tajuja oleks öelnud siis, et oi, et midagi hirmsat on tulemas, ma oleks siis samasuguse suhtumisega olnud, et minus ei oleks siis ka hirmu esile tulnud, siis ma oleks keskendunud sellele hinge olemusele. Minu hing kestab ikka edasi. Ükskõik, mis siin saab ja kui siin minult isiklikult on küsitud, et kust mu julgus tuleb, siis ma arvan, et sealt tulebki, et kõik see siin on mööduv. Ja kui me võtamegi nüüd sellist kosmilist ajamõõdet, siis see on nagu, ja see elu on läbi. Ja see, et meid inimestel on pandud nendesse kogemustesse niimoodi, et sul on see nädal ja kuu ja aastad, kuidagi nagu venivad ja mingi hetk hakkavad kiiremini käima. Sellel kõigel on oma mõte, et me läbiksime teatud õppetunde ja see, kui pikk või lühike meie elu on, sõltub sellest, kuidas me selle sisustame ja kuidas me ka sellised, kas või see sama informatsioon, see sama teema, millest me täna räägime, kuidas me sellesse suhestume, kas me lihtsalt mingi info meid ei huvita või vaatad, et mida see sinus esile toob, kuidas sina sellega suhestud, kuidas see sinu maailma mõjutab, sinu maailma taju mõjutab. Et selles plaanis ma arvan, et mitte ükski teema ei ole, kuidas ma ütlen, jah, ma näen seal ohte, miks meil üldse seda infot antakse, ju siin on mingi mänguplaan, et meiega manipuleerida, kas või selles plaanis, et meie tähelepanu ja pilk hoida millestki muust teemal, mis võib-olla puudutab meie seda maist kogemust veelgi rohkem, aga suures pildist niimoodi lühidalt kokkuvõttes ma arvan, et meil on tarvis teada, mis see on, kaasa mõelda, et meid ei saaks ära hanitada hirmuga. Ma ei ole väga hirmuga kaasamineja tüüp
kui siis esimese emotsiooniga ja kui sellest ma niimoodi läbi ennast närin, siis ma saan aru, mis seal taga päriselt on. Aga suur osa inimkonnast toimib ikkagi selle hirmu pinnalt. Meid on kodeeritud hirmule. Looduses hirm on midagi väga vajalikku. Lõvi tuleb, mis sa teed, ei oota, et äkki on sõbralik kiisu. Sa põgened, sa tead, et praegu see hirm paneb adrenaliini kehas tööle, sul on põgene-võitle funktsioon kehas väga hea ja tänasel päeval me ainult selles põgene-võitle režiimis elamegi ja leida endas siis rahu, mis tahes informatsioon või hirmutamiskampaaniad meie ümber toimuvad. See on kunst ja see on elukestev kunst, see ei ole seisund, mille me saavutame ja ta püsib, vaid inimesena meie ülesanne on kasvada ja kui me selles ülesandes saavutame selle rahu, kas või mingi protsessi ja töö tulemusena, siis järgmine ülesanne on juba hoopis keerulisem, sest muidu meil kasvaks, kui ka järgnev ülesanne ei oleks natuke komplitseeritud. Nii et selles plaanis ma võtan kõik siin saates kuuldava info avasüli vastu, kuulan hea meelega ja kuulajatel on sõnum, et mis iganes meie ümber toimub, kuni meie enda sees suudame hoida rahu, siis see informatsioon teenib meid, kui me laseme selle informatsioonil viia ennast hirmu, kuigi mis iganes objekt on, isegi kui ta oleks meile ohtlik, isegi siis hirm kui selline meid ei teeni. Ja üks paralleelset teema, mis ma niimoodi vandenõuanalüütiku ajuna mõtlesin, kui magus oleks praegu ära kasutada seda, et meil on vaja nüüd Eesti Vabariigi valitsus paneb kokku kosmose mingi sõjaosakonna, sest et äkki see, mis tuleb, on ohtlik meile ja siis me peame kaitsma ju Eestimaad, sest meil kõigil on ju vaja Eestit kaitsta, olete patrioodid või ei. Ja siis pannakse miljonid lihtsalt põlema, et ei ole see, et meil on õhutõrjesüsteem idanaabrile mõeldes, vaid et meil on õhutõrjesüsteem kosmosele mõeldes ja seal on väga kerge juba nendele numbritele nulle otsa vändata nii palju, kui tahad, sest et kosmos on midagi hoomamatud. See sa ei teagi, kus see lõpp asub ja palju neid objekte seal on. Nii et need sindrid, kui nad juba siin kliimaministeerium ja kliimaministeeriumit ja kliimaministreid on pidanud, siis asi neil mingi kosmose hupatus kokku visata ja siis me lihtsalt vaatame, kuidas sellega meid veelgi enam käpuli surutakse rahvana ja meie maad hävitatakse siis järjekordse mingi kaitse asja nime. Aga minu poolt aitäh, annan sõna edasi. Aitäh sulle, Kertu. No sind kuulates ja Ukraina sõjaga seda võrreldes olukord huvitav, kas need on, kes sealt galaktikast tulevad, kas need on ka sama suured korruptandid kui seal, kuhu me selle nii-öelda raha saatsime, et kas nad ka hakkavad kullast WC-potte ja kuskil vorpima sellega? Et jah, et see on niisugune huvitav. Aga siinkohal ma olengi saatesse külaliseks kutsunud Mark Valdma. Tartus me Margiga selle koha pealt natuke oleme vestelnud, kui olid nii-öelda valimised ja telgikampaania plaan B oma, et siis sai suheldud. Ja väga huvitav oli ja kohe tekkis mõte, et inimesed peavad seda kuulma, neid teadmisi, mis Margil on. Et Mark, palun. No nii, ma proovin siis omalt poolt hakata kokku võtma tagant poolt ettepoole need, kes juba enne mind rääkisid. Kertu võttis asja kokku väga selle koha pealt, kus kohas ma isegi ühte situatsiooni näen ajakirjanduse koha pealt. Üks pool on kindlasti tähelepanu kõrvale juhtimine, mis on ajakirjandusel praegu eesmärgiks. Ja olgu siis tegemist ükskõik kas hällekomeediga, lihtsalt komeediga või üldse mitte millegiga, nii nagu inimesed 80 aastat tagasi hakkasid kuu peal käima, siis pärast hiljem tuli välja, et selliseid filme võib teha nüüd tänase päeva koduvideotes iga mees, kellel väike arvuti ja telefon kodus. Aga vaatasin nädal aega tagasi NASA rahvusvahelist pressikonverentsi, kus kohas nad andsid siis nüüd esimest korda ametlikult omapoolseid hinnanguid kogu selle komeedivaatluse ja käsitluse suhtes. Ja need hinnangud olid kõik väga sellise meelsusega, nagu just Kertu rääkis, et rahustada rahvast maha, et rahvas ei läheks paanikasse ja siis teadlased omakorda, kes seda pressikonverentsi kommenteerisid, ütlesid selle kohta,
et NASAl puuduvad astrofüüsikud, puudub teaduslik baas, et nad ongi tegelikult ju ideoloogilised ajakirjanduslikud statistikud, kes lihtsalt teevad inimestele meeldivaid kokkuvõtteid sündmustest, mida keegi uurib. Ja Avi Loeb on õigesti tema nimi, ta on ka juudi päritolu ja Abraham Loeb on ta nimi. Siis võttis seda asja niimoodi kokku, et ta nõustus sellega, et nimetame seda tundmatut taevakeha rahulikult siis komeediks, kuni me ei tea, millega on tegemist. Aga nüüd, kui ma lähen Mihkli sissejuhatava jutu juurde, siis nüüd selle taevakeha füüsikaline ja keemiline omapära. Ja, et ta eraldab umbes 40 liitrit vett sekundis ja ta koosneb nikli ja raua segust, nii palju kui siis spektraalanalüüsid on andnud seda võimalust analüüsida. Aga ferrumi osa on nii väike nikli suhtes, et sellist metalli sulamit ei õnnestu ka teha praegu laboratooriumis, seda on Euroopa Kosmoseagentuur on Prantsusmaal üritanud teha laboratoorselt, aga see on ebaõnnestunud. See ei seisa koos sellisel kujul ja ei ole selliseid tingimusi võimalik luua. Nüüd siis, kui oli küsimus ka sellest, ma loen siit spikerdan maha eelnevate juttude märke, et seal ei ole jääd, aga eraldub vett, siis tegelikult jääd seal on. Aga millisel kujul see jää on, seda mitte keegi ei tea, sellepärast et siiamaani täna öösel kella 2-ni ei olnud veel õnnestunud ühelgi maailma observatooriumil teha tegelikult pilti sellest taevakehast, vaid on tehtud pilt ainult sellest elendavast kujust, sellest plasmavoost, mis on ümber selle taevakeha. Ja selle plasmavoo analüüsides on näha, et eraldub vett. Ja see tundub siis natukene imelik, et kui eraldub vett ja eraldub niklit, eraldub CO2, eraldub ferrumit, mida on suudetud spektraalanalüüsil tuvastada, siis samal ajal on arvestatud, et umbes nädala jooksul peaks päikesesüsteemis siis astrofüüsikaliste vastasmõjude tõttu erosiooniga ja päikesetuule mõjuga ja gravitatsiooniväljades liikumisel, erinevate planeetide gravitatsiooniväljades liikumisel, et peaks ta kaotama oma massist, mille hinnanguliselt 10 nädalat tagasi oli 33 miljardit tonni. Peaks ta olema nüüd kaotanud ära umbes 120% enda massist, aga samal ajal on teada, et viimaste mõõtmiste tulemustel hinnatakse koos plasma ja selle plasma sees peidus oleva taevakeha massiks umbes 122 miljardit tonni. Nii et ta on suuremaks muutunud, umbes 3 korda suuremaks muutunud kui siis, kui ta päikesesüsteemi sisse tuli. See on niisugune fenomen, millel ei ole füüsikutel ja matemaatikutel, astrofüüsikutel ei ole seletust. Kuigi tegelikult seletada võiks neid asju ja saaks seletada päris lihtsalt. Ühe maise päritoluga seletuskoha nüüd võiks tuua kas või seda, kuidas moodi on pallaadium. Pallaadium on käitunud laboratooriumis niimoodi, et kui teda suure rõhu all kokku suruda, siis tekivad pallaadiumi sisse vesiliku ja hapliku molekulid, mis liituvad omavahel veemulliks kokku. Et kui pallaadium hästi tugevasti kokku suruda, siis sellisel juhul tekib vesi. Et tekib mitte millestki midagi. Ja kui me nüüd võtleme selle peale, et on olemas selline kui kvantmehaanika ja kvantfüüsika laiemas mõttes, siis kvantosakese mõte ongi see, et on aine ühest eksistentsivormist üleminek
teisi eksistentsivormi. See on see kvant, ongi see vahe moodul, mida võib mõõta nii aine kui energiana. Seal ei ole siis erinevust. On lihtsalt järgmises eksistentsi mõõdetavas vormis on olemas niisugune aineline energia kuhjumine, kus kohas teda võib siis ühtepidi mõõta energiana, teistpidi ainena, kus kohas me siis kvante mõõdame ju siis, kui me hakkame mõõtma mingisugust molekuli, aatomi tuuma, kus kohas on neutronid, prootonid omavahel koos moodustavad tuuma ja seal ümber on siis elektronpilv ja siis, kui see omavahel koos seisab, siis tegelikult need elektronid, neutronid ja prootonid, kõik need kvandi 8 füüsikalist olekut, mida me mõõta saame nii energia kui ainena, need eksisteerivad samaaegselt ja elektronpilv ei ole niimoodi nagu kooliõpikus vanasti joonistati ilusad rõngad ümber aatomi tuuma, vaid nad on pilved, nii et üks elektron võib osaleda mitme erineva aatomi tuuma elektronpilve osana ja sellest siis võib-olla, kui kunagi on aega, ma võin näidata mõnes teises olukorras pilti, ma olen kunagi valmis tehtud üks niisugune pilt. See on siis minu arusaamine sellest, kuidas moodi tekib mitte millestki midagi, et tegelikult ei teki mitte millestki midagi, vaid tekibki ühest aineolekust üleminek teise aineolekusse, tekivad ülemineku vormid. Ja sellepärast, et me ei oska ja me ei ole võimelised mõõtma seda, mis meil veel eksisteerivana ei ole mõõdetav, siis sellepärast see võib ka murda meie füüsikaseadusi, kuni ei ole tekkinud niisugesi kooslusi, mida me saame nimetada siis aatomiteks ja molekulideks ja kui neid saab olema siis mitu koos, siis me juba räägime ainest. Et tegelikult mitte midagi niisugust imelist ei ole, lihtsalt meie füüsika ei ole sinnamaani arenenud. Aga küllap areneb, sellepärast, et selle pildi algidee ma joonistasin välja siis, kui ma olin 14 aastane. Sellepärast, et ma hakkasin tajuma seda, et helide harmoonid ja värvide harmoonia on omavahel üks ühele võrreldavad, käivad täpselt samasuguse seaduspärasuse alusel. Ja nüüd hiljem ma olen saanud siis teada, et 60 aastat hiljem on kvantmehaanika jõudnud sinna tasemele, et räägib need asjadest samamoodi ja siis, kui me seda vaatame, kuidas moodi aine tekkimine on, siis seal ei ole lineaarset aega. Ja kui üks elektronpilve kooslus võib osaleda mitme erineva aatomi tuuma siis elektronpilve osana, kohustusliku elektronpilve osana, siis teatavasti neutronite, prootonite summa moodustab siis vabade elektronide hulga hädavajaduse, elektronkihtide hädavajaduse, et üldse saaks rääkida mingist tekkinud ainest ja hakata teda materiaalse ainena mõõtma ja siis aeg ei ole lineaarne, aeg on kahesuunaline. Kui me vaatame õhtul päikeseloojangut, siis me vaatame tegelikult 8 minutit tagasi asju, mida enam ei ole olemas. Samal ajal me tajume hetkeolukorras asju enda juures olevalt sellisena, nagu nad hetkel on. Ja perspektiivis mõtleme, et väljas läheb jahedaks, et me lähme tuppa, me elame ka tulevikus, nii et aeg on mõlema suunaliselt võrdselt liikuv. Ühtepidi me lihtsalt tajume seda ja niimoodi võib ka ajas liikuda väga kiiresti just tänu sellele kvantmehaanika põhireeglistikule. Nii et ei ole vaja läbida lineaarselt ajatsüklis pikki vahemaid, vaid saab asetseda ühest kohast teise, kuna meil see pimeaine kooslus, mis on ümber meie eksistentsi, mõõdetava eksistentsi, seda loetakse, et see on kuni 96%, ülejäänud siis 4% me saame mõõta energia või ainena. Nii et tegelikult me ei tea enda ümbritsevast maailmast eriti palju mitte midagi. Aga nüüd selle põneva tegelase juurde, kes siis liigub ringi ja nimetab ennast atlaseks. Siis oli aasta 1790, kui inimesed Rooma paavst andis välja dekreedi selle kohta, et inimesed viiksid oma varad kirikutesse, sellepärast, et kohe tuleb maailma lõpp.
siis räägiti sellest, et CO2 hulk on nii suur ja maakera läheb keema, sellest on nüüd üle 200 aasta möödas. Maakera ei läinud keema. Samasugust müüti müüakse meile täna Lääne-Euroopa kultuurides. Täpipealt samamoodi läbi ajakirjanduse ja selleks on alati vaja seda, mis Kertu ütleski, et on vaja ajakirjanduslikult tähelepanu kõrvale juhtida inimeste olulistest asjadest, et kehtestada siis maailma päästmise maks ja kui Ukraina sõjamaks enam ei tööta hästi, siis kaitsemaks, sest venelased tulevad kohe meid tapma ja siis iga püssikuul, nüüd ei toodeta püssikuuli, võimekusi, kaitsevõimekusi toodetakse. Mina olen tahtnud näha, millised kaitsevõimekused on, ei ole ma ühtegi pilti näinud kaitsevõimekustest. T1 võite näha, seal on mingisugused lastedroonid. Need on siis ilmselt need kaitsevõimekused, mille peale on viimase 4 aastaga läinud 24 miljardit. Ja need rahad, kui sa hakkad vaatama, kuhu kohta nad on kulutatud, mitu püssikuuli on selle raha eest toodetud, siis tegelikult sa seda ei näe, sellepärast et tegemist on riigisaladusega. Kui sa teada saad ja näed seda kuuli, siis sellisel juhul ju sa võid helistada Putinile, Putin saab teada, et Eestis on toodetud üks püssikuul ja siis siis on teada ju, siis rahvas hävitatakse ära. Ja niisuguse mütoloogiaga on siis tegeletud ja ajakirjandus vahendab seda mütoloogiat. Meie asi ongi siis natukene seda selgroogu murda ja näidata, et igasugustel eriarvamustel on oma koht maailmas ja kõik ei pea olema vale. Maailma lõpp seoses Atlase selle komeediga oli aasta 1529, kui Halley komeet liikus üle taeva. Sellest on siis Mark Sander vendanud ühe filmi, ma olen selles asjas osalenud. Ja Halley komeet liikus üle taeva 1529 aasta oli ja kirikud kuulutasid välja maailma lõppu. Vanakurat tuli taevast alla, tahtis inimkonna ära hävitada, ainuke võimalus oli see, et inimesed viivad oma vara kiriku härrale ja tema kui ordineeritud kirikuõpetaja võib siis maakera inimkonna päästa, sellepärast et temal on otseside jumalaga ja tema võib selle vanakuradi, kes ümber taeva keerutab, ära kõrvaldada. Rahvas viis oma vara ja õnneks kirikuõpetaja oma palvetega kõht kasvas, meel oli hea ja hoidis maailma lõppu ära jälle. Nüüd me oleme jälle sellel samal ajastul. Nüüd selle veidra komeedi liikumisest on naljakas on see, et kui ta liigub päikesesüsteemi sisenedes, meie arvates alguses juhusliku nurga all, siis ta kiiresti võttis trajektoori selliselt, et päikesesüsteemi siseneda alguses 9-kraadise nurga all ja pärast 6-kraadise nurga all ta muutis seda trajektoori ja need naljakad trajektoori muutuse kraadid lähevad kokku sellega, mida omal ajal arvestati, et kui saadetakse päikesesüsteemist välja mingisugune veebiteleskoop, siis sellisel juhul peab vältima asteroidivööd, mis lõhuks selle teleskoobi ära ja selleks on vaja 6 või 9 kraadi saavutada selline tõukenurk. Siis ma tean, et Tartu Füüsikainstituudi astrofüüsikud ka olid selles kaastöös, et hakati ära kasutama tõukemehhanismina päikesetuult ja siis ääre peal oleva suure planeedi Jupiteri seda gravitatsiooni välja, mis on umbes 20-21 korda suurem kui planeedil Maa. Ja et seda saaks ära kasutada siis sellisel juhul, et tekitada tõuge, et saavutada see kaldenurk, et asteroidivööst mööda minna. Ja nüüd oli veider see, et see Atlas tuli sisse ja valis endale trajektoori muutuseks just selle nurga, mida ennem on 50 aasta jooksul füüsikud arvestanud, et mis peab olema rakendatud selleks, et ära ei häviks see mehaaniline keha. Ja samal ajal aeglustas kiirust ja hakkas välja andma keemilist impulssi, mida analüüsides saadi teada, et see toimib nii kui kvartskell kindlate
ajavahemike vahel ja kindlad sagedusel ja see sagedus läks kokku ühe müstilise raadiolaine sagedusega aastast 1977, mis püüti kinni maa peal ja millel puudus seletus. Nüüd on siis teada, et see oli päritolu samast piirkonnast umbes 270 valgusaasta kaugusel, kus kohas asetseb tõenäoliselt meie planeediga sarnane eluvorm ja täpselt sama impulsi annab ta siiamaani edasi ja see toimub väga korrektselt ja tema siis niisugune see ümber oma telje pöörlemise tsükliks on 7,2 ööpäeva, 17,2 tundi tähendab ja see toimub peaaegu millisekundi täpsusega. Peale selle annab ta ikkagi edasi annab selliseid impulsse, mille tekitamiseks peaks olema siis mingisugune väga korrektne süsteem sisse ehitatud või sees olemas olev, ta võib olla siis looduslik vorm või on sisse ehitatud vorm, selle ei ole eriti suurt vahet. Aga kuna ta on nii korrapärane ja ta nüüd sünkroniseerub läbi päikesesüsteemi erinevate taevakehade mõjusfääri liikudes, nii et ta sünkroniseerub oma liikumistrajektoori ja impulside suunaga nende taevakehade liikumistrajektooridega, tekib harmoonia. Ta ei lähe resonantsi, ta ei muuda iseennast, ta muudab kiirust ja muudab suunda veidikene niimoodi, et ta suudab vältida gravitatsiooni mõjusid. Seda ei osata praegu seletada, mille pärast küll räägitakse massi ja kiiruse suhtest, aga laboratoorsed katsed praegu ei ole andnud seda tulemust. On proovitud kiirendades teha massi ja kiiruse suhtes gravitatsiooni mõju vältimist, aga see on tänase päevani ebaõnnestunud, seda proovitakse päris palju üle maailma. Nii jaapanlased, indud, Euroopa kosmoseagentuur, NASA, Kanada. See on praegu siiamaani ebaõnnestunud, see tähendab seda, et ei ole seletus, kuidas moodi gravitatsioonijõudu vältida. Nüüd siis see sama kvantmehaanika ja kuidas moodi massi tekib juurde, kui pidevalt toimub erosioon. Ja massi kadu on siis nädalas, praegu hinnatakse, et kuni 15% on väliskihi plasma kadu. 15% kogu massist, aga samal ajal mass on 3-kordistunud. Siis sellel asjal ei ole praegu korrektset seletust, aga siis räägitakse sellest antisabast, mis on suunatud selle taevakeha keskmesse. Nii et ta tegelikult kasutab ära ümbritsevat energiat ja ainet selleks, et iseennast keemiliselt üles ehitada. Ja see natukene viitab bioloogilise elu omapärale, kus kohas meie ka võtame ümbert mineraalaineid, sööme sisse või saame neid kuidagi hingame sisse ja sellest ehitame üles enda kehavalkusid. Ja midagi sarnast tõenäoliselt toimub siis selles taevakehas sees. Ja need on nüüd tema põhilised niisugused eripärad ongi siis need, et ta ei allu gravitatsiooni väljale, ta muudab oma liikumiskiirust, ta muudab oma massi ja nüüd päikese tagant mööda minnes 29. oktoobril tegi ta niisuguse naljaka triki, et ta läks päikesest mööda umbes niisugused kaugused, kus kohas temperatuur tõusis 5005 kraadi Celsiuse juurde. Ja samal ajal ta ise säilitas -33 kraadise, mis siis spektraalanalüüs andis tulemuse, -33 kraadise pinnatemperatuuri plasmas. Ja kui sellise lähedusega, sellises gravitatsiooni väljas, päikese gravitatsioon teda ei mõjutanud, oleks pidanud tekkima erosioonist päikese tuule suunas, ehk siis päikesest eemalduv erosiooni saba talle taha, ükskõik mis tal seal plasmas ainesteks on, siis tegelikult tekkis hoopis pööris.
ja see pööris tihendas tema plasma väliskihi ja sealt ta suunas päikese suunas mingisuguse ka nähtava valguskiire ja see valguskiir ületas igasuguse loogika, see valgus, mida ta kogu aeg enda trajektoris ette saadab, mida räägitakse siis antisabaks. See valguskiir suunas ta hoopis päikese suunas, nii et gravitatsiooni ja päikesetuule vastassuunas. Ja sellest alates on nüüd päikese aktiivsus väga kiiresti tõusnud, tekkisid suured päikeseplekid ja need ei tekkinud ühe koha peale, vaid ta liigub suhteliselt kiiresti. Päikesest möödast umbes 48 kilomeetrit sekundis, muidu tema liikumiskiiruseks nüüd eile mõõdeti 69 kilomeetrit sekundis. Päikese suhtes siis võetakse võtta seda liikumiskiirust. Nii et see muutub päris olulisel määral aeg-ajalt. Ja siis tekkisid päikeseplekid, tekkisid tohutud päikesetormid, nii et ta jäi ka päikesetorme pildistava kaamera vaatevälja niimoodi, et see päikesetormi tsükkel ümbritses seda plasmakera, erendavat plasmakera ja liikus sealt rahulikult läbi, nii et päikesetorm teda ei liigutanud, ei kõigutanud, ei viinud trajektoorilt eemale. Päikese gravitatsioonijõud ei tõmmanud teda päikese tsentrumi suunas. Ta liikus täiesti rahulikult ühtlase kiirusega, sest mööda ainukene asi, mis siis oli täheldatud, et tema kiirus vähenes sellel perioodil, kui ta päikese tagant läbi läks ja päikese suunas saatis valgust. Nüüd siis järgmine Marsist möödumine ei olnud nii lähedalt, et see oleks pidanud Marsile mingisugust mõju avaldama ja Marsi uurimisaparaadid selgub, et ainult hiinlastel on midagi sellist, millega saadi pilti teha, aga sealt ei ole õnnestunud teha mitte ühtegi sellist pilti, mis oleks andnud mingit uut teadmist. Ja see, et ta nüüd maale kuidagi moodi ohtlik või mõju avaldab, siis tegelikult see on üsna utoopiline, kui on tegemist intelligentse olemisega, ükskõik mis selleks eluvormiks nimetada, või siis intelligentsi poolt juhitud seadmega ja oleks tahetud maale midagi halvasti teha, siis oleks seda juba ammu tehtud, aga sellist eesmärki tõenäoliselt ei ole. Ja selle vastu ka ei aita Kliimaministeeriumi määrused, kuigi Kliimaministeeriumisse me maksame suuri makse selleks, et ta teeb päikesega ju kokkuleppeid, et päästa maakera kliima, mitte ilmastikku, vaid kliimat päästa. Ja mis minu jaoks tundub suhteliselt absurdne, aga ma usun, et Tsahkna ja igasugused teised mehed seal, et nad saavad sellega hakkama, et neil on tutvusi päikese peal. Ja küllap sealt tuleb ka siis targemat informatsiooni hiljem. Aga praegu ei ole minu arvates ohtu vaja karta. Avi käsitleb seda asja niimoodi, et tema on Harvardi ülikooli matemaatikaprofessor, aga tegeleb siis ka astrofüüsikaga. Ja tema arvab niimoodi, et teaduslikul uurimisel ei tohiks välistada ühtegi versiooni, mida ei saa teaduslikel alustel falsifitseerida ehk siis eitada. Ja praegu ei saa isegi verifitseerida ühtegi väidet, mis viitavad, et Atlase puhul on tegemist komeediga. Nii et falsifitseerida ei saa üldse mitte midagi ja sellepärast ta räägibki sellest, et see võib olla ka missioon teistelt tsivilisatsioonide poolt. Et tähendab, et ärme välistame midagi, kuni meil ei ole teadmist ja ärme tekitame paanikat, vaid uurime asja, kogume andmeid, proovime analüüsida, mis toimub ja kui me saame sinnamaani, et 19. detsember on ta siis maa liikumistrajektoori suhtes soodsas kohas, et me võime enda vaatlusobservatooriumides seda jälgida, siis tõenäoliselt on meil esimene võimalus, kus me saame ka koguda füüsiliselt osa sellest materjalist, mis tast erosiooniga maha jääb, siis me saame hakata analüüsima, millest ta tegelikult füüsiliselt üldse koosneb.
aga sinnamaani on tegemist oletustega ja niimoodi nagu näeme, siis internetis on neid AI poolt toodetud analüütilise mängufilme, on tuhandeid, aga nendest 99,9% on ju täielik bluff. On lihtsalt eesmärk ongi paanikat tekitada, kelle huvides, mille huvides. Arvan, et väga paljud lihtsalt müüvad seda enda AI poolt toodetud odavat versiooni, sinna pannakse siis erinevaid lõustasid ette maailma tuntud nägudest, kes siis nagu räägiksid seda juttu, aga tegelikult on nad näha, et nad on niisugused täiesti bluffile üles ehitatud ja neid ei ole mõtet üldse vaadatagi. Aga kokkuvõttes füüsikud praegu ei tea, millega tegemist on kokku lepitud, et kuni ei teata mitte midagi, nimetatakse seda komeediks, sellepärast et see oli NASA ettepanek pressikonverentsil, et mitte rahvast ajada närvi, mitte rääkida ufodest, mitte rääkida millestki sellisest, mis on tundmatu ja samal ajal otsida, koguda andmeid, et füüsikaliste reeglite kohaselt ja matemaatiliste reeglite kohaselt siis tuvastada, et millega tegemist võiks olla. Tegelikult vastused on 0, ühtegi fotot sellest kehast tehtud ei ole, on ainult plasmafotod ja oletuslikud produktsioonid, mis on kompileeritud siis eeldatava tiheduse järgi, isegi ei teata massi ega tihedust. Ja küsimuseks ongi see, et seal peab olema sees mingisugune intellektuaalne juhtstruktuur, see võib olla looduslik korrapärane vorm, mis sünkroniseerib seda trajektoori ja liikumiskiirust ja massi muutust vastavalt sellele, millise massi ja gravitatsiooni piirkonnast ta hetkel liigub. Nii et see pidevalt muutub. Ja selle koha pealt siis minu poolt esialgu kõik, kuigi materjali mul on välja kirjutatud tohutult palju, aga selle ei ole mõtet kõike ette rääkida. Aitäh sulle väga sisuka ettekande eest. Minule kui lihtsale kuulajale vaatajale tekkis kohe küsimus, et oot. Et see taevakeha on nii kuramuse kaugel, et kuidas me teame, et seal on vesi, kuidas me teame, et umbes, et see kaalubki nii palju ja et seal on need ained ja kuidas seda mõõdetakse siin maal? Spektraalanalüüs. Praegu on ainult spektraalanalüüsiga tehakse võrdlevalt, spektri mõõtmised tehakse võrdlevalt teadaolevate ainetele ja tegelikult mitte mingisugust muud põhjapanevat alusteavet ei ole. Ja sellepärast nüüd loodetaksegi kangesti selle 19. detsembri peale, et siis on esimene võimalus koguda olemasolevate satelliitidega sellest sabast, mis hinnanguliselt on praegu umbes 5 miljardi kilomeetri pikkune, on võimalik võtta füüsilisi näidiseid ja neid analüüsida. Aga sinnamaani on tegemist ainult spektraalanalüüside võrdlusmeetodiga. Mitte midagi muud. Okei, aitäh. On teistel küsimusi? Ma lisaks omalt poolt mõne asja, kui lubad. Jah. Esiteks, mis puudutab teaduslikkust. Teaduse puhul on ju loomulik, et tuleb kahelda, tuleb koguda andmeid, neid omavahel võrrelda, aga meil on loodud selline olukord, kus inimestelt eeldatakse pimedat usku. Öeldakse, et tema on teadlane, sa pead uskuma, mida ta räägib. Aga mida näitab tegelik elu? Tegelik elu näitab seda, et jah, need teadlased enamasti tunnevadki asja, aga kui nad on kinni makstud, siis nad kas varjavad andmeid või nad otseselt valetavad. Ja siis tulebki teaduslikkusest rääkides jääda truuks teaduslikule meetodile. Seda tõepoolest uskuda, seda saab igal pool järele proovida, aga mitte mõnda teadlast, kes ütleb näiteks, et oi, see on väljamõeldis, niisugust asja ei saa olla. Toon sellise näite, kuidas NASA on püüdnud rahustada inimkonda, öelda, et oi, et see on täiesti ohutu taevakeha, ärge sellepärast muretsege, aga selleks saateks valmistudes ma sain teada huvitava asja. Alguses ei õnnestunud kuidagi saada enam-vähem korralikku pilti sellest taevakehast, mis läheneb 3i atlasest. Aga siis
korraga oli nagu ülekanne, NASA ülekanne ja üllataval kombel see lõppes ootamatult just siis, kui see vaadeldav taevakeha hakkas muutuma selgepiirilisemaks. Ja siis, kuigi ametlikult oli veel umbes tund aega seda ülekannet ette nähtud, korraga see lõppes. Ja seesama Aavi Lööp, keda mainis ka Mark Valdma, tema siis tegi üleskutse harrastusastronoomidele, kes samuti jälgisid taevakeha, et saatke mulle enda tehtud pildid. Ja siis need saatsid üle maailma, ta pani nende, ma ei tea, neid sadu või võib-olla tuhandeid pilte, pani need kõrvuti ja siis sai alles aimu, milline see on, milline see taevakeha on. Aga siin tuleb muidugi arvestada, et riikidel on kasutada siiski palju paremad seadmed kui harrastusastronoomidel. Ja minu andmetel on pandud harrastusastronoomidele teatud tõkke ette, et nad ei tohi saada kõige selle eesrindlikuma, kõige uuema, ütleme, selle tähetorni või selle taevavaatlustoru omanikuks, eks ole. Nad peavad ootama, kuni see on teatud mõttes aegunud ja siis lubatakse kasutada. See on umbes sama asi, nagu kõigepealt võetakse mingid seadmed kasutusele sõjaväes ja siis mõne aja möödudes lastakse tsiviilkäibesse. Ja nüüd tekib küsimus, et kui öeldakse, et see on täiesti ohutu, kui NASA ütleb, et sellel planeedil ohtu, aga miks siis on käivitatud nüüd 27. novembrist 2025 selline vaatlusõppus või kuidas seda nimetada. 2015. aastal ÜRO Peaassamblee otsusega loodi organisatsioon, mille nimi on siis rahvusvaheline asteroidi vaatlusvõrgustik või midagi sellist. Ja selle eesmärk ongi jälgida, mis maakera ümbruses toimub, kas on mingid ohtlikud taevakehad lähenemas. Ja siis 27. novembril 2025 käivitus järjekordne õppus. 2 kuud kestab, lõpeb 2025. aasta 27. jaanuaril ja siis tollele järgneval nädalal on siis pressikonverents, kus antakse aru. Ja vaadeldakse, kas on ohtlik või ei ole. Ja tavaliselt lihtsalt niisama selliseid õppuseid ei käivitata. Teine asi, seesama võrgustik, asteroidi vaatluse võrgustik või jälgimise võrgustik, tema kuulutas ju 2029. aasta siis nii-öelda maakaitse aastaks, et vaadatakse, kas kosmosest tuleb midagi ohtlikku või mitte. Ja siis 2029. aasta 13. aprilliks on tõesti oodata maa lähedusse sellist asteroidi nagu 99942 Apophis ja tema ennustatav maast möödumise kaugus on siis umbes 30 000 kilomeetrit. Ja öeldakse, et ta siiski on maale täiesti ohutu, lihtsalt vaatleme teda, aga oleme valmis. Ja siis ÜRO kuulutaski aasta 2029 siis selleks kosmoseaastaks, kus maad püütakse ka kaitsta. See on ta, selline on selle aasta nimetuse mõte. Ja mis on veel oluline, on see, et põhioht ei ole siiski selles, kas päriselt ründab maad või mitte. Põhioht tundub on praegu selles, et paljude inimeste luulumaailm variseb lihtsalt kokku. On üsna mõjukad usundid, kui need inimesed võivad olla ka eraelus täiesti mõistlikud, täiesti haritud inimesed, aga kui nad selle usundiga tegelevad, nad lülitavad oma terve mõistuse välja ja pimesi usuvad. Ja sellistel inimestel on juba aastatuhandetega või ütleme natuke üle 1000 aastaga on tekkinud sellised kinnismõtted, et maakera on kõige keskpunkt ja inimesed on kõik võimsad. Ja kujutlegem näiteks, et nüüd näiteks ristiusklikud inimesed või Muhamedi usklikud inimesed saavad teada, et tuleb mingid väljaspoolt mingi taevakeha, mille on saatnud meist palju võimsam tsivilisatsioon. Siis selliste inimeste mõttemaailm variseb kokku. Kui tegemist on väga haritud inimestega, siis ei varise. Aga kui tegemist on selliste harjukestmistega või alla selle, siis täiesti kindlalt variseb, tekib paanika. Mõelgem kas või sellele, et selline usund nagu muhamedlus. Ta oma vaimselt arengu tasemelt on jäänudki 7. sajandisse, siis kui prohvet Muhamed selle asutas.
sest püütakse praegu järele aimata tollast eluviisi, kanda tollaseid riideid, mis Araabia poolsaarel olid loomulikud, aga neid püütakse vägisi kanda ka igal pool, sealhulgas ka Eestis. Toome võrdluseks, et kui näiteks Muhamed oleks olnud Eskimo, siis tõsiusklik muhameedlane kannaks võib-olla praegu Eskimo mingid karvakasukad ja untasid, käiks nendega ringi ka kuskil ekvaatori ligidal, eks ole, siis ta oleks tõsiselt usklik. Aga nüüd mõelgem, on sellised usundid, mis on haritud inimese usundid, on see budism või hinduism või kas või loodususundid. Need inimesed säilitaks ju rahuliku meele, kui nad saavad teada, et tuleb selline kosmosekülaline, sest loodususundites on küllalt juttu teiste maailmade elanikest, šamaanid suhtlevad nendega, loodusrahvaste oma jumale on suhelnud või nad ongi sealt pärit. Samamoodi hinduismis on teada, budismis on teada teiste tsivilisatsioonidega kokkupuudetes. Selliste usundite järgijad säilitavad kaine meele, nemad jäävad rahulikuks, võib-olla ütlevad, näed, meil oli õigus, näete nüüd kõik. Aga jah, ma ütlen, et muhamedlased ja kristlased, kes on harimatud, nende maailm jookseb kokku. Ja ma arvan, et see on praegu põhiline põhjus, miks NASA ja veel teisedki püüavad pisendada selle tähtsust. Ma arvan tõesti, et see 3i atlas, ta ei ole ohtlik maailmale mingis tehnilises mõttes, et ta tahaks ressursse ja tahaks inimkonda hävitada, eks ole. Aga ta on selles mõttes ohtlik inimestele, kelle luulumaailm variseb kokku. Ja sellega tuleb arvestada. Ja teine asi siia lõpetuseks veel, et aastal 2032, 22. detsembril on samuti oodata üht komeeti maalt lähedalt möödumas ja selleks on samuti ÜRO valmistunud. Aga meil nagu sellest ei räägita. Meil räägitakse, et 3i atlas tuleb, ta ei ole ohtlik, aga me peame uurima teda. Vaat praeguseks minult kõik. Aitäh. No selles suhtes, et tegelikult on üsna huvitav küsimus see ka, et kui seal ongi nüüd teine tsivilisatsioon on seal peal ja ta nii-öelda peakski suuna maale võtma, siis tegelikult ju maa ajaloos teooriate järgi ei peaks olema esmane kord, sest nagu need püramiidid ja siin usutakse ka seda või teooria räägib, et nii-öelda meie siis homo sapiens oleme siis tulnukate ja siis kohalike mingi ristatud variant. Aga no kui nüüd minna kliimaministeeriumi juurde ja mõelda seda ulmefilmi Mars Under Attack, siis kui need marslased tulid nii-öelda maale ja siis võiks täitsa vabalt meie kliimaminister minna ja kätt suruma, et see oleks päris huvitav. Aga Kertu? Jaa, nende infokillukeste põhjal, mida meile siis puistatakse, tekib küsimus, et millest kõigest jäetakse rääkimata. Ja see on moment, mis natuke paneb nagu mõtlema, et võib-olla infokanalid peaksidki olema midagi sellist vanamoelisemat meil rohkem, kus vaikusest tuleb informatsioon, et äratada meist kõigis selgelt nägija tajuja, et selline natuke provotseeriv lauseke neile, kes selles ühendus on võib-olla ära kadunud, kus vaikusest ei tule enam informatsiooni. Keegi jagab oma lugu, et ja siis mul tuli see vastus, siis paljud kratsivad kukalt, et no kuidas tuli, noh, kuidas saab tulla, et sa lihtsalt oled, et kas keegi nagu siis ütleb sulle häälega või, aga see on täitsa võimalik, et me mingit informatsiooni saamegi mitte seda otsides, vaid lihtsalt olles ja lastes kõik selle otsimise vabaks, et tulebki esile see, mis meile päriselt oluline on. Ja me päriselt selles ajahetkes peame teadma, et käia seda endale ette teed. Aga üks lause, mida ma olen siit-sealt kuulnud nendelt, kes samamoodi hoiavad tasakaalus siis seda, mis tuleb endast esile ja mis ikka tuleb väljastpoolt, siis lause, mis kordub, on see, et mingi lõpp on tulemas ja see lause on, et jäävad alles need, kes saavad aru. Ma ei tea, võtke seda lauset, kuidas tahate, aga mingi selline tsivilisatsiooni lõpp justkui on lähenemas ja jäävad alles need, kes saavad aru. Ja see on seotud mingi religiooniga, et on see mingi ülesvõtmise aeg, sest need inimesed, kes ma seda kuulnud, nad
selle poole pealt ei ole nagu väga sina peal. Ja sa võid ennast ka mõtlema, mis see üldse on, millest me aru peame saama, et kas see on informatsiooni tasandil või on see midagi enamat. Ja võib-olla see ongi selline hinge tasandil mõistmine, ei tea, selleks ongi vahepeal vaja vaikust, et sellest aru saada. Aga mul selline küsimus, et kas füüsika saab üldse veel täna areneda, sellepärast, et kui minna seda tõe teed ja otsidagi, kuidas asjad tegelikult on, et äkki on veel mingit informatsiooni, kuhu suunalt peaks see teadus arenema, siis reaalsus on ju see, et juba täna meie teadus on niivõrd kaaperdatud kas või meditsiini seisukohast, kus meile lihtsalt valetatakse, mis puudutab kas või viirusi, kuidas see rakuke meil toimetab. Eile just tuli Telegrami veebikonverents ja seal seda viiruste teemat ka puudutati natuke sügavamalt. Siis kuidas tegelikult see viirus ja asi toimetab meie sees. See on tõestatud, kuidas see toimetab, meditsiin keeldub seda tunnistamast ja füüsikas samamoodi on kindlasti asju, mille kohta täna meil on juba tõendid, aga see peavoolu teadus ei tohi seda vastu võtta, sest nad juba on omadega parem siukeste portsude otsas, kas või sellel teemal, mis puudutab kuu peal käimist, et kas üldse keegi on seal käinud ja mina selle põhjal, mida mina olen uurinud, näinud, ma olen mõlemalt poolt videoid vaadanud, neid, mis üritavad veenda, et kõik need, üks informatsioon, mille alusel lükatakse ümber see väide, et kuu peal on käidud, siis nemad võtavad ette kõik see jalajälje teema, see valgustuse osa, et kuidas pööratakse siis see jälle omakorda päris, siis ma olen mõlemat poolt kuulanud niimoodi avatud meelega, ma võin eksida, ma olen inimene. Ja pagan ei ole seda tunnet, et nad oleks seal käinud. Ja siis ma mõtlen, et kui nad nii elementaarset asja, mida meil on söögi alla, söögi peale räägitud, lastelgi mingid mänguasjad, kuidas kosmonaudid on ja mingid kuukulgurid, et pane legost kokku kuukulgur, siis nad on juba nii hapras kohas, et siit minna nüüd sellele siirale teele, teemegi teadust ja füüsika alal avastada siis midagi uut. Ma arvan, et seda ruumi ei ole, sest neil juba on see asi nagu lappesse ära läinud omadega. Tõde ei saagi enam olla eesmärk, areng ei saagi olla enam eesmärk. Ja siis teaduse tehaksegi siin mingid täiesti huina-muinad, et justkui teadus kestaks, justkui. Aga aitäh, et minu poolt. Aitäh. No selle osas ma täiesti nõustun, Kertu, sinuga, et teadus ongi nii-öelda narratiivi põhiseks muutunud, et teadus peab nüüd seda narratiivi siis toetama, millele tugineb ka maailmakord ja kogu see, kuidas seda inimkonda juhitakse. Ja nii kui see nüüd mingi kõrvalekalle või niuke teema hakkab olema, siis kohe, kurat, see ei ole ikka õige asi ja ei, see on vandenõu. See ei ole teadus, see on vandenõu, et meie see, mida Karmen Joller räägib, et see on tõsine teadus. Aga kuu peal käimised, kui nüüd minna natuke teemast kõrvale, no ma olen ise ka mõelnud, et siin on vana nali, et huvitav küll, et kui Louis Armstrong kuule sai, et siis oli kaameramees oli juba kohal, et kes siis nagu esimene oli. Et mina arvan seda, et see kuul käimine oligi nii-öelda külma sõja üks propaganda, ehk siis siis kas Nõukogude Liit või Ameerika Ühendriigid, kes selle nagu nii-öelda esimesena maha said, siis said näidata, et me oleme vaata arengus seal maal. Aga tegelikult, ma ei tea, kas käidi. Selles suhtes, et need videod, mis on tehtud, need on ju kõik on stuudiolavastused, nüüd on kaks võimalust. Et kas ei käidudki ja tehtigi see lavastus või oli sihuke teema, et käidi küll, aga lihtsalt ei olnud ju võimalik seda kuidagi filmida ja siis pidi ju midagi rahvale tõestuseks ette tooma ja siis tehti see stuudiolavastus. Mis nüüd annab vandenõudeks täiesti ulme kui palju materjali. Aga mida sina, Mark, arvad sellest? No mina olen vana kuu peal käia, mulle meeldib see kuu peal kogu aeg nädalavahetust, ma tavaliselt olen kuu peal täna kodus. Aga põnev on selle kuu peal käimise juures see, et kõigepealt
Discovery, see populaarteaduslik niisugune filmipõhi on esitanud siis erinevaid versioone sellest kuni sinnani välja, et kõigepealt kuu peal käimise kohta NASA koduleheküljel ei ole mitte ühtegi materjali. Teiseks, kes andis selle ülekande formaadi, et raadios ja televisioonis kanti siis üle esimest inimese kuu peal käimist. See perekond deporteeriti Austraaliasse, Ameerika Ühendriikidest. Tema lapselaps on siis praegu jälle Ameerika Ühendriikidest tagasi ja on andnud Discovery programmile intervjuu ühes saates, kus kohas asja uuriti ja puuriti, et miks pärast need saated tehti ette ja miks pärast kõik need vestlused, mis kuu pealt maale siis otseülekandes anti, et miks pärast nad ennem ette tehti. Neid tehti päris pikalt ja nad tehti erinevaid versioone. Et see mees, kes siis rääkis, tema vanaisa oli selle tegija ja selle kohta olid NASA arhiivis dokumendid, et päriselt see ikkagi oligi nii. Ja noh, tegemist multifilmiga. Hea küll, tehnilised võimalused ei olnud siis sellised, aga kuu peal käidi, hakati siis 69. aastast käima, esialgu teatati, kui mina laps olin, et on 22 korda juba kuu peal käidud, siis see oli täitsa tavaline, siis mul oli ka kodus väikene kulgur 6 patareiga ja sõitsin mööda liivahunnikut ja mängisin, et käid kuu peal ja siis hiljem muutus see number 19, siis 18 ja nüüd siis lõpuks kirjeldatakse 2 kuu peal käimist. Et palju, aga NASA koduleheküljel ei ole mitte ühtegi kuu peal käimise dokumenti, vaid on kirjeldused sellest ideest, kuidas minnakse. Hea küll, see oli siis 70 aastat tagasi, kui pidevalt kuu peal käidi. Aga nüüd on põnev see, et kuskil 82. ja 87. aastal avastati tegelikult, et milles on põhjus, miks pärast kõik sidesatelliidid, mida proovitakse meie süsteemist kaugemale saata, et päikest uurida. Miks pärast nad ära hävivad, kaob ära side ja hävivad ära. Ja see probleem lahendati minu meelest alles 87. aastal, lõplikult saadi teada seda, et termosfääri keskmine temperatuur on 570 kraadid Celsiuse järgi. Ja seal ei ole sellist nagu maa peal, et öösel on pime ja läheb hästi külmaks ja päeval on siis hästi valge, sellepärast et sa liigud suhteliselt avatud ruumis, võrreldes ja avatud ruumis, kus kohas põhiliselt kogu aeg ongi päev. Ja termosfääri ei tuntud eriti ja seda ei saadud eriti palju uurida. Noh, nii circa 100 000 termosfääri läbivast umbes mobiiltelefoni suurusest aparaadist. Noh, 1-2 suutsid läbida termosfääri ja niimoodi, et nad säilitasid side. Ja sealt tuligi siis see sama Atlase juurde, see teadmine, kuidas moodi teha nikli-ferromi omavahelist sulamit, mis peaks vastu selle temperatuuri muutusele. Sest termosfääri teatud kihtides otse aktiivpäikese tuules, aktiivpäikese valguses, siis temperatuur tõuseb ikkagi oluliselt kõrgem, 10 korda kõrgemaks. Ja siis keskmine on 570 kraadi Celsiuse järgi umbes ja langeb ka siis -120-ni arvatakse langevat, siis kui ta on täiesti varjus oleva piirkonna peal. Nii et selle termosfääri läbimine, mis moodustab ainult raadius 1000 kilomeetrit maapinnast, et on suhteliselt lähedal kuule mineku trajektooris, aga niisugune ohtlik tsoon, seal on ka kõrge radiatsioonitase. Kui me ionosfäärist jõuame natukene kaugemale, siis seal on kõrge radiatsioonitase ja need raketid, millega inimesed algus kuu peal käisid, siis on näha, et need olid umbes niisugused 10 tolli paksuse teraskupslid ja noh, need teraskupslid oleksid seal ära sulanud, see on teada, üle 800 kraadi, siis seal enam ei jää midagi järgi. Ja see oligi see põhjus. Ja nüüd, kui avastati sellised sulamid, millega saab termosfääri läbida, siis hakkas õnnestuma saata välja sidesatelliite kaugemale ja hakkas aktiivselt uurimine pihta, nii et esimesed ideed sellest, kuidas moodi minna kuskile
taevakehale, mõeldi ka meteoriidide, asteroididele maandumist ja kõike muud sai võimalikuks alles siis 80ndate aastate lõpus, kui oli välja töötatud tehnilised võimalused läbida need ohtlikud kiirgustsoonid ja temperatuuri muutuste tsoonid, mis on paratamatult vaja läbida. Ja siis tekkis idee hiinlastel, et nemad lähevad siis esimesena Kuu peale. Ja teatavasti ei ole nad läinud, aga neil õnnestus 25 aastat tagasi siis ikkagi maandada Kuu peale mingisugune esimene aparaat, mis võttis tegelikult Kuu pealt pilte ja saatis need reaalajas maa peale. See aparaat oli siis kuskil 350-400 grammi raske. Ja see on ka praegu ainukene, mille pealt on saadud neid pilte, mis on ka NASA kodulehekülje peal. No hiinlaste aparaadil tuli välja, et seal on hoopis teistmoodi valgus, seal on hoopis teistmoodi pinnas. Ja NASA see arhiivis olevat väidetavalt umbes 6000 Kuult võetud proovi. Neid proovi võib võtta maja kõrvalt liivakastist ka. Neid ei ole mitte keegi mitte kunagi uurinud. Miks pärast ei ole uurinud, kui nii põnev materjal on füüsiliselt olemas laboratooriumis? No lihtsalt sellepärast, et sealt ei ole midagi uurida. See on lihtsalt näidis, et propaganda näidis mudelid. Et jah, ma olen seda meelt, et ei ole käidud, et kui oleks käidud, siis oleks vähemalt üks dokumentaalne tõend selle kohta. Ja samal ajal me teame, kui palju on ebaõnnestunud praegu viimase 15 aasta jooksul neid variandid, 100 000 umbes 1% on õnnestunud Kuu pinnale või Kuu lähi ümbrusesse maandada mingisugune sidevahend, mis on umbes võrdeline mobiiltelefoniga, aga mis on spetsiaalsetest materjalist spetsiaalselt tehtud selleks, et saada reaalset pilti Kuu pinnast, saada reaalset spektraalanalüüsi Kuu pinna koostisest. Ja ikkagi ei ole seda, kui hiinlaste 2012 aasta varianti ei ole keegi ületanud. Et ei ole materjale, neid AI-ga toodetud või digitaalselt kompileeritud pilte, neid võib igaüks teha kodus. Aga niisugust dokumentaalset materjali ei ole ja kuni ei ole dokumenti esitatud, nii kaua mina ütlen, et ei ole tegemist teadusliku faktiga, vaid on lihtsalt ajakirjandusliku sellise versiooniga. Ja seal, kui tõendid puuduvad, siis ei saa mitte midagi väita. Et ei ole käidud. Ei, kindlasti ei ole käidud. Okei, aitäh sulle. Tõnu, sul oli Kertule oli vastus. Jah, oli Kertule vastus. Ma saan vastata ka siis äkki sulle ja Margile. Mul tekkis teie juttu kuulates mõtteid. Aga kõigepealt Kertu rääkis ju sellest, et kui nagu tulevad mõtted või tulevad mingid nägemused, et kust need tulevad, kas need on õiged või mitte. Sellele on vastus olemas. Meie teame seda antiikfilosoofiast juba, kui Platon ütles, et tegemist on ideede maailmaga. Ideede maailm on selline maailm, kus kõik on olemas kõige täiuslikumal kujul. Ütleme, seal on iga asja etalon olemas. Ja loovisiksus saab sellega ühenduse ja võtab sealt ja toob siis meie maailma ja siin teostab. Nii on, ütleme, kunstiteostega, on leiutistega, kõigega. Ma võin omast kogemusest kinnitada, et ma olen saanud vist kõik oma luuletused olen saanud sealt kaudu. Samuti oma paremad artiklid, oma paremad esseed. Kindlasti olen sealt saanud ja siis jääb lihtsalt kirjapaneku vaev. Sa pead lihtsalt meelde tuletama, mida sa nägid selles seisundis. See on selline, mõnikord on sügav uni ja mõnikord on selline une ja ärkveloleku vahepealne seisund, kui tuleb ette. Ja need ei tule mitte lihtsalt kuskilt ette, vaid on olemas dimensioonid. Ja see, mis meie näeme 3 dimensiooni ehk 3 mõõdet pluss aeg, see on üsna väike osa. On olemas ka teised mõõtmed ja võib öelda, et meie mõistes nende hulk on lõputu. Samamoodi nagu on lõputu paralleelsete maailmade hulk. Ja Kertule siis ütlen lohutuseks, et teadmised tulevad kvantväljast, kõik head mõtted tulevad sealt
ja see seostub ka Kertu teise küsimusega, et kas füüsikal on kuhugi areneda. Minu vastus on, et jah ja ei. Jah, selles mõttes, kui me vaatame seda, mida meile tänapäeval näidatakse füüsika nagu kõige kõrgema tasemena, aga ei selles mõttes, et vastused on paljuski olemas. Juba 20. sajandil olid sellised väljapaistvad füüsikud, kes leidsid vastused paljudele küsimustele ja kes nagu liiga lähedale jõudis oma vastusega, see kõrvaldati lihtsalt ära. Olgu siis see, mis räägib maailmaruumi toimimist, mis räägib inimese toimimist sellest või suhtest maailmaga ja mis puudutab ka näiteks reisimisi ja energiaallikaid. Osa inimesi kõrvaldati ära, osa sunniti vaikima. Kui tulla nüüd selle juurde, kas kuu peal on käidud või mitte, siis üldistades neid vastuväiteid saab jagada kaheks. Esimene on see, et kuule saabumist kujutav film oli võltsing. Jah, ta tõepoolest oli võltsing. Minu teada seda filmist tuntud filmirežissöör Stanley Kubrick, kes tunnistas seda ka hiljem ise ja siis ma ei tea, kas on juhus või mitte, aga natukene aega pärast seda ta suri aastal 1999. Teine ettekääne või põhjendus sellele, et miks ei ole saanud inimesed kuul käia, on see, et Van Alleni vöönd on seal vahel ja see on justkui ohtlik, kuna see on radioaktiivne ja inimesed, kes sealt läbi sõidavad, kosmonaudid, nad jõuavad kuule siis surnuna. Ja mis sa surnud kosmonaudiga teed, eks ole. Aga see näitab, et tuleb nagu tausta teada. Toon mängu sellise asja nagu Tšernobõli tuumajaama seen, sest kui 1986. aastal oli Tšernobõli tuumajaamas ränk õnnetus, siis arvati, et kõik elu sealt ümbert on hävinud. Aga selgus, et teadlased käisid uurimas, selgus, et ei olegi. Seal sellesama endise reaktori seinal rõõmsalt kasvab üks seen, kes muide toitubki sellest radioaktiivsest ainest. Ta on selle põhine. Ja nüüd mõelgem, teadlastel on võimalik muuta inimese DNA-d niimoodi, inimese organismi on niimoodi võimalik muuta, et ta muutub radioaktiivse kiirguse suhtes tundetuks. Ja selliselt geenmuundatud astronauti on täiesti võimalik saata. Üks asi veel. On andmeid selle kohta, et Suur-Saksamaa saatis oma astronaudid kuule. Seda on püütud naeruvääristada, on öeldud, kuidas nad seda tegid. Soomlased minu teada tegid mõni aasta tagasi sellest ka mängufilmi ja üllatav, et kui 1966. aastal ilmus Boris Kaburi raamat Kosmose rannavetes eesti keeles, siis see kirjeldas sisuliselt sama, nagu saksa teadlased tegid kuule minnes. Meil oli kuul oma baas. No muidugi Boris Kabur oli pannud sinna juurde nõukogude ideoloogiat päris palju, aga põhimõte oli ju sama. Ja mõelgem nüüd, kui palju Suur-Saksamaa teadus oli ju teistest ees. Meil on räägitud ainult rakettidest, mille isa oli siis Werner von Braun, kes läks pärast NASA teenistusse, aga Suur-Saksamaa tegi ka näiteks lendavaid taldrikuid. See, mille põhimõte oli, et nad tõusid õhku selle koha pealt maapinnalt, kus kvartsi kiir ulatus maapinnani. See andis neile jõudu. Nüüd mõelgem, kui palju toonane teadus oli ees. Ja USA, osalt ka Nõukogude Liit, sai Suur-Saksamaa kosmoseteadlaste teadmised oma käsutusse. Kui USA sai oma teenistusse siis Werner von Brauni, keda peeti Suur-Saksamaa kosmoseteadlaseks number 1, siis Nõukogude Liit sai kosmoseteadlase number 2 ehk Paul von Ardenne, kes töötas pikalt Nõukogude Liidus ja pärast temast minu teada sai Saksa Demokraatliku Vabariigi Teaduste Akadeemia asepresident, elas elu lõpuni lugupeetud teadlasena. Nii et selleks, et midagi otse eitada, sa pead palju teadma ja sellepärast tulebki pidevalt teadmisi juurde hankida. Tänapäeval on täiesti võimalik saada kätte peaaegu kõik, mis vaja. Lihtsalt sa pead olema sihikindel, sul peab olema teadmiste, hulk eelnev olema piisav, et kui sa ühe teadmise killu saad, teabekillu, siis sa oskad seda paigutada terviksüsteemi ja sinu maailmapilt on terviklikum selle võrra.
aga kui selle 3i atlase juurde tagasi tulla korraks, siis ta peaks mõjuma inimkonda ühendavalt. Ja kui meil on räägitud, et Venemaa on tohutult ohtlik ja ta tuleb isoleerida, aga kuidas sa näiteks rahvusvahelise kosmose koostöö puhul isoleerid Venemaa? Ja Venemaa liitlane on Hiina, samuti suuresti ka India. Mõlemad on juba praeguseks korralikud kosmoseriigid. Kas oleks mõeldav, et näiteks Ameerika Ühendriigid koos, ütleme, Euroopa kosmoseagentuuriga üksinda tuleks toime? Kogemus näitab, et ei ole. Kosmosekoostöö käib väga innukalt ja juba ainuksi sellepärast on mõeldamatu, et keegi püüaks Venemaad sõjaliselt hävitada või kas või majanduslikult põlvile suruda. See jutt, mis meile Venemaa ohtlikkuse kohta räägitakse, et tegemist on lääne nagu surmavaenlasega, see on tavaline agitprop. Ja kui Ukraina sõda saab läbi, siis agitprop lõpeb, küll näete ise. Ja 3i atlase puhul on paratamatu maailma rahvaste ja ütleme tippkosmoseriikide koostöö. Sõltumata sellest, kas 3i atlas on vaenulik või ta on sõbralik. Igal juhul peame koostööd tegema ja lõpetada see rumal Venemaa vastane hüsteeria. Õige. Ja mina nõustun ka täiesti ja veel lisaks tahaks veel öelda sulle, Tõnu, seda, et kui teine maailmasõda lõppes, siis nii USA kui Nõukogude Liit hakkasid seda tehnoloogiat siis endale rabama sealt. Ja selle arengu käigus nad hakkasid ka seda arendama enda kasuks nii-öelda ja sealt tekkis see nii-öelda võidurelvastumine, ehk siis nüüd me teame nagu külma sõjana, et lõpuks läkski step by step, läks edasi. Tuumapommid ja mis siin kõik, kes ikka vägevam oli. Aga siinkohal, ega ma arvan, et selle teema võikski täiesti kokku võtta, et aeg näitab, mis sellest siis lõpuks saab, et kas ta siis, kas ta võtab siis suuna maale või kaob ta ära ja 20 aasta pärast me ainult teame, et oli siin mingi paanika atlasest. Aga ma tahaks veel viimase küsimuse esitada siis Margile ja just selle koha pealt, et tutvusta enda pärimustarkuste instituuti, et kus sihuke mõte tuli sihuke asi asutada, millal ta on asutatud, ehk siis kui vana ta on ja mis mõte tal on nagu? No nii, mõte on hästi lihtne, umbes 2 aastat tagasi asutatud ja tegelikult üsna pikalt ennem arutatud Jüri Pankoga sellest, et kas me asutame või ei asuta või kuidas moodi, et mingisuguse mütsi alla saada. Idee on selles, et kui maailmas midagi juhtub, siis tavaliselt need fenomenid on loodusliku päritoluga ja nad juhtuvad nii ehk naa. Ja nendel on alati mingisugune seletus, aga enamus inimesi ei jõua selle niisuguse teadusliku või tekkepõhiste seletusteni, vaid alati, kui midagi juhtub põnevat, siis selle pinnale tekivad müüdid. Müüdid jäävad inimese kultuurilise pärimuse sisse. Neid kantakse edasi, nad natukene moonutatakse vastavalt ajastu nõudele, järgmine põlvkond räägib neid natukene oma versioonis edasi ja lõpuks kujunevad välja sellised muinasjutud, mida rahvas räägib ühes või teises piirkonnas. Ja kui sa hakkad neid muinasjutte nüüd tagurpidi vaatama, siis sa näed, et muinasjuttude tekke põhjus oli ikkagi midagi, mis päriselt juhtuski. Ja see on lihtsalt nii huvitav. Mulle meeldivad muinasjutud ja mulle meeldib see, et muinasjutud viivad tegelike juhtumiteni. Ja siis, kui jõuad selle tegeliku juhtumini läbi selle muinasjutu, siis saad ka aru, millised ideoloogilised ja poliitilised voolud on sellest muinasjutu tekkest üle käinud. Mis on juhtunud inimestega ühes teises põlvkonnas, et seda muinasjuttu ja muistendit on muudetud. Ja niisuguste pärimuste kokkukogumisel
jõuad siis tõeteradeni juhtumitest, millest tihtipeale ei tohtinud rääkida või inimestel puudusid baasteadmised, et rääkida asjade sisulisest küljest. Ongi need samad komeedid, on ka mitmesugused vallutussõjad, kus tapeti rahvas maha, aga tegelikult räägitakse sellest, kuidas rahvas võitis, sest kõige tähtsam inimene, kõige targem inimene jäi ellu. Ja tema kandis kogu rahva tarkuse edasi. Ja tekivad need UFO jutud, tekivad õpetlikud muinasjutud. Ja et seda materjali kokku koguda, see on nagu asja üks pool. Teine pool on see, et palju, mis maailmas juhtub, omab mitut erinevat seletust, nii nagu praegu ka selle tolmi atlase puhul. Teadlased räägivad ühte juttu, aga kuna nad ei tea ja teaduslik uurimispõhi puudub, siis nemad räägivad teadlastena mütoloogiat ja rahvas räägib oma mütoloogiat, poliitikud proovivad sellest lõigata oma mütoloogiasse siis mingisugust kasumit. Kes tahab rahvast hirmutada, kes tahab jälle vastupidi rahvast rahustada, aga tegelikult ei ole ei üheks ega teiseks ei ole aluseid. Ja siis on palju sellist, kus kohas teadus on küll kõrgelt arenenud, aga puuduvad katse-eksituse metoodilised alused, ongi siis kvantmehaanikas on väga palju seda, kus kohas siis teatud fenomene, mis füüsikaliselt ja naturaalselt looduslikult esinevad maailmas, seletatakse läbi religioonide ja religiooni tekke ise on ju tegelikult praktilise ratsionaalse elufilosoofia a priori põhitõdede lahtiseletus inimeste jaoks, kes peavad järgima ellujäämiskunstis ühte või teist reeglistikku, aga nendele ei jõua lahti seletada, miks üks või teine reegel on väga oluline. Ja seda on lihtne öelda nii, et see on Jumala käsk. Ja nii on, et erinevad religioonid tekivad tegelikult reaalsest praktilisest elufilosoofiast, mis aitab inimestel ellu jääda ja areneda. Aga selleks, et nad oleks üldrahvalikult kultuuriliselt kasutatavad, selleks näitest moodustatakse religioonid ja siis mingil hetkel mingi seltskond võtab selle enda valitsuse ideoloogiliseks aluseks ja hakkab rahvast lihtsalt oma kasuks orjastama. Hakkab enda heaolu nimel seda religiooni arendama. Võtame Uue Testamendi kristluse, ma ei taha kellegi vastuollu sattuda, ma ei ole ise ühtegi usku enam. Ma usun kõiki usundeid, aga näiteks Konstantinus teine aasta 318 esimest korda võttis vastu ristiusu, miks pärast, sellepärast, et ta oli Rooma imperaator ja Rooma impeerium lagunes, kuna oli väga palju erinevaid pärimususundeid, religioone ja inimesed käisid oma kultuuri kontekstis erinevates piirkondades ei allunud ladinakeelsele Rooma imperaatori keskvõimule oli vaja ühendav usk, nii tõsteti ka jõulud, Jeesuse sünniaeg, tõsteti Hannuka ehk siis talvise pööripäeva peale, kus kohas siis päeva muuta pikemaks ja mis tähendab siis valguse võitu. Ja mütoloogias ja religioonis hakati kokku siduma siis neid fakte sellisel kujul võimu saamise ja säilitamise ja suuretamise eesmärgil. Aga üldrahvalikult, vana aeg 1500 aastat tagasi juutidel, kui nad randrahvana ring kõndisid kõrbes, siis sigade sealiha söömine Jumal keelas ära sellepärast, et sead levitasid sellist haigust, mida praegu siis rahvakeeles nimetatakse tripperiks. Ja sealiha süües tekkis lastel kohe kiiresti, tekkis limaskestade põletik ja nad surid ära umbes nädala aja jooksul. Kellegile seda selgeks ei tee, kui rahvas on näljas ja sead jooksevad ringi. Neid on kerge kinni püüda ja sööta oma lastele kõht täis, aga see tähendas ka seda, et siis inimesed surid. Tuli selgeks teha, et on olemas üks Jumal, kes jälgib sind ja sa pead loobuma sellest. Kõht on tühi, söök on kõrval, teeb röh-röh ja sa ei tohi seda süüa, sellepärast et sellisel juhul sa tapad iseennast ja enda lapsed ära. See oli ellujäämisõpetus
ja seda oli ainukene võimalus, oli see läbi hirmu ja läbi elufilosoofilise religiooni kujundamise seda inimestele selgeks teha. Ja nii kujunevad elufilosoofiatest religioonid ja see ongi siis Pärimustarkuste Instituudis üks pool, et ma proovin siis kokku siduda neid inimesi, kes võtavad füüsikud, astrofüüsikud, matemaatikud, kes võtavad asju metoodiliselt teadusliku käsitluse ja teiselt poolt siduda neid omavahel ja näha nende mütoloogilisi rahvapärimuslikke selliseid jutustusi, mis vanaisadelt lastelastele edasi kantakse. Ja omavahel siis siduda seda kokku selleks, et vaadata, kuidas üks tõde teist peegeldab. Ja tõesed on nad kõik. Ja see on see, mis on minu huvi, see on aiglane huvi, ma ei tea, kas sest asjal on mingisugust mõtet, aga mingisugust rahvapärimust sa pead ju kokku koguma, sellepärast et kultuur hävib ära. Ja siis järgmine osa ongi see, et ka keel, kui me kuulame rämpsitud keelt, siis kas või ajakirjanduses praegu või Riigikogu infotundidel, kuidas moodi inimesed räägivad, nad on ära unustanud eesti keele. Eesti keeles ühes kultuuri kontekstis inimesed mõistavad kõikide sõnade taga olevaid mõtteid ühtemoodi. Aga kui me kasutame kehvasti laenatud tõlkesõnastikku, siis igal ühel jääb vaba voli aru saada sellest, millest rääkija räägib niimoodi, nagu ta ise tahab seda, sellepärast et nendel sõnadel puuduvad determineeritud vasted ja definitsioonid. Ja siis kultuuripärand ja kultuur üldse seisnebki keelekeskselt koos. Ja üks teema, mida ma käsitlen Pärimustarkuste Instituudi siseringi koosolekutel, on keel kui aruinstrument, et kuidas tekib läbi keele inimese aruväljendusvorm, alumine kategooria mõistus, aga loomulikult see töötab koos alateadvusega ja sellest hakkab üldse tekkima kultuuriline põhi. Keel on kultuuri siduv ja loov instrument ja kui keel on ära rämpsitud, siis ka hakkab lagunema kultuuri alustalad, siis eetika ja moraal, käitumisnormatiivid. Mütoloogia muutub uduseks ja teadus muutub segaseks. Hakkab teenima ideoloogia eesmärke. See on see, millega me tegeleme. Me käime põhiliselt koos Laitses. Laitse külakeskus on meile siis niimoodi vastu tulnud, et nad küpsetavad meile kohvi ja kooki alati ja siis me käime ja saame kokku. Käivad koos inimesed. Alguses ma arvasin küll, et rohkem hakkavad koos käima nõiad ja kaartimoorid, aga nüüd on kujunenud välja nii, et on rohkem füüsikud, arstid ja matemaatikud. Aga ka nemad ei häbene. Teadlastega on sellepärast huvitav, et nemad ei häbene mütoloogiat. Mütoloogid häbenevad teadust. Nad ei tea selle sisu. Aga vastupidist ei ole ja niimoodi me käime ja paneme kirja enda asju. Kunagi mul oli niisugune asutatud kui Eesti Muinasteaduste Selts, oli siis 80ndatel aastatel. Ja seal me saime kokku koguda sellist pärimust oma 14 000 käsitsi kirjutatud traktaati. Oli päris suure kogu saime kokku. Ja kasvatasime välja igasuguseid astrolooge ja kaartimoore ja nõlgasid ja kuidas keegi ennast nimetada tahtis. Ja nüüd sai siis uues valguses sama üritus uuesti käivitatud. Jah, selles suhtes väga tänuväärne tegevus ja juba selle koha pealt, et selle oma liikumisega siis te koondate sarnaselt mõtlevaid inimesi ja väga äge, kui nii-öelda teadlased ja teaduspoole, ikka päris teaduspoole inimesed ka nii-öelda selles liikumises osalevad ja samas seod sa ka ju tavakodanikud nii-öelda ja haritlased omavahel, kes saavad omavahel arutada ja teadmisi jagada, mis on nagu koostöö on nagu nii ülimalt äge ja tegelikult vajalik. Nii-öelda
see tavainimene ju tegelikult täiustab ka seda haritlast ja haritlane täiustab ka seda tavainimest. Et see on nagu sümbioos tekib. Just, ja üks pool veel on see põlvkondade, et meie Euroopa kultuurimaades on praegu see põlvkondade vaheline sidusus hakkab kaduma. Noh, Itaalias, Hispaanias veel natukene seda on, aga Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa on kõik sellest tühi ja siin Baltimaad ja Skandinaavia täpselt samamoodi, et perede vaheline, põlvkondade vaheline sidusus on kadunud. Ei ole kontakti, ei ole ühishuvi tegevusbaasi. Siis mütoloogia ja muinasjuttudega ja siis nende teaduslike vastetega saab erinevad põlvkonnad omavahel sõltumata vanusest siduda jälle ühte huvi sfääri. Ja see on ka olnud niisugune väikene eesmärk ja see natukene haaval ma vaatan, et töötab ka. Vanuse vahet enam ei ole. Ei ole vahet, kas inimene on 20-aastane või on 85-aastane. Omavahel istuvad koos nagu sõbrad ja räägivad juttu. No just ja see ongi kõige olulisem. Aga Tõnu, sa tahtsid saate kokku võtta, ma vaatasin chatis. Mul on paar lühikest asja öelda. Räägitakse, et komeet iseenesest ei ole kahjulik, aga kui järele mõelda, kui vaadata andmeid, mis on kogutud, siis komeedisaba võib olla kahjulik, kui ta läbib näiteks maad. Ta iseenesest ei tee maale midagi halba, ainult üks asi, ta toob siia kaasa oma sabas selliseid aineid, selliseid osakesi, mis on inimesele täiesti võõrad. Ja minu andmetel on kirjutatud isegi võrdlevaid teadusuurimusi selle kohta, kuidas pärast mingi komeedi möödumist maakera juurest, nii et saba läbis maakera, on siin puhkenud mingid taudid. Ja põhjus on väga lihtne. Kui inimeste immuunsüsteem on nõrk ja tulevad mingid täiesti tundmatud elukad, pisielukad, eks ole, olevused, osakesed, siis viirused, ütleme, või bakterid. Ja siis ongi inimesed hukkuvad lihtsalt. See on üks asi, et komeet ise ei ole ohtlik, aga komeedisaba võib olla, kui ta läbib maakera. Teine asi, mis puudutab keelt, eesti keelele on heidetud ette seda, et eesti keeles puudub grammatiline tulevik. On öeldud, et siis ei ole sellel keelel ka endal tulevikku. Mina leidsin keeleinimesena, et see on nagu jabur süüdistus, aga kui ma hakkasin uurima kvantfüüsikat, siis ma taipasin, et eesti keel on tegelikult paljudest teistest keeltest parem arenenud, sellepärast, et on olemas selline mõiste nagu kvantaeg. See tähendab, et nii minevik, olevik kui tulevik on koos. Ja kui järele mõelda, siis me elamegi ju olevikus pidevalt. Üks oleviku hetk järgneb teisele. Ainult mõtted saavad olla minevikus või mõnikord tulevikus, aga elama ju ikka olevikus. Nii et selles mõttes eesti keel on väga õige keel. Ja kes tahab, saab eesti keeles ilusti tulevikku väljendada, ka oleviku vormi kasutades. Ja lõpetuseks selline asi, Mark, sul võib-olla tasuks kutsuda, kui võimalik veel esinema Vello Leito, sest Vello Leito aastal 2021 andis välja väga hea raamatu Eesti ja geopoliitika teine osa ja selle teise trüki. Ja seal ta käsitleb põhjalikult uuringu tulemusi, mis on tulnud valgete inimeste, valge rassi geene uurida. See mis selgus? Selgus, et vanim valge nahaga rahvas on ainud ja kohe temast järgmine ongi eestlased. Ja see tähendab, et näiteks venelased võib rahulikult jagada pooleks. Siinpool Uuralit on enamuses need, kellel on enamuses eestlase geenid ja teispool Uuralit on need, kellel on enamuses ainu geenid. Ja kuna ainud ja eestlased on geneetiliselt kõige vanem valge rahvas, siis see tähendab, et ka meil on see pärimus selle võrra pikem, selle võrra külluslikum. Ja see on, mida tuleb otsida. Vello Leito 4,5 aastat uuris ja sai päris head tulemused, nii et ma soovitan igaühel, kes eestlaste minevikku tahab tundma õppida, lugeda läbi raamat Eesti ja geopoliitika teine osa ja teine trükk, see, mis ilmus aastal 2021. Ja see annab meile kindlustunde,
me saame aru, et me ei ole enam mingi pisike rahvas, pisikene sääsk, kelle võib suvalisel hetkel keegi laiaks litsuda ja see annab meile ka tunde, et need, kes elavad teispool Peipsi järve, need ei ole mingisugused vaenlased, vaid nad on lihtsalt keelt vahetanud eestlased, kellega on võimalik suhelda. Lihtsalt nii nemad kui meie oleme ilma jäetud oma rahvuslikust mälust ja see mälu tulebki tagasi anda, nii et oleks hea, kui Mark, sina oma instituudiga saaks sellele kaasa aidata. Selline sai minu lõppsõna. Aitäh, see oli väga hea mõte. Nüüd septembris tuli välja niisugune uurimus, mis Tartu Ülikooli raamatukogu kirjastus siis pani kokku, kui seda koostati üle 17 aasta soome-ugri keeled ja kultuurid. Ja seal on siis ka osaliselt sellest viiteid sees Leito töödest. Need on teinud koostööd sinna ka nagu materjalide hankimisel ja seal ongi põnev, et siis selles raamatus on kokku pandud alates umbes 8. sajandist kuni tänapäevani niimoodi, et läbi 12,5–13 sajandi on siis kultuuri muutused ja soome-ugri kultuuri levik erinevates piirkondades, keeled, mis on järgi jäänud. Nüüd ma olen Skandinaavia, need põhjakeeled olen läbi käinud viimase 6 kuu jooksul. Ja olen näinud ka, kui palju kultuuridest on järgi jäänud. Osaliselt olen siis kokku puutunud nüüd nende Siberi keeltega, kus kohas, ja kui me hakkame vaatama, et kui Venemaa, moskoviidide valitsus Venemaa nime all hakkas tulema, siis kuskil 320–330 aastat tagasi, ennem seda venelasi ei olnud. Ja siis suurem osa praeguseid Venemaa alasid olidki tegelikult soome-ugrilased asustanud sellel ajal. Ja siis hakkas lihtsalt tsentraliseeritud võimu kaudu, hakkas väikekultuuride väljasuretamine, aga nüüd keele tugevuse kohta olen täiesti 100% nõus. Mida keerulisem keel on, seda tugevam on tema tulevik ja eesti keel on keeruline keel, see tähendab seda, et eesti keeles saab väga täpselt väljendada väga pisi nüansside erinevusi. Inglise keelt kasutatakse primitiivselt, pinnapealselt. Eesti keeles saad sa kasutada aktiivselt 6–9 sõna, et lihtsalt juttu rääkida inglise keeles piisab. Seda ka uuritakse, kui palju doktoritöödes kasutatakse erinevat sõnavara inglise keeles sama teksti, mis eesti keeles 6000 sõnaga esitad mahlakalt. Saab esitada kuskil 450–500 sõnaga ja tavaliselt rohkem ei kasutata. On ka siis nähtud Suurbritannias sellist tendentsi, et mida kõrgemalt haritud inimesed, seda kitsam on sõnavara, seda rohkem on üldistusi. Ja üldistused tähendavad seda, et enam ei räägita täpsest asjast, vaid räägitakse üldistatud sellisest pildist, mis tekib selle täpsete asjade omavahelise analüüsi tulemusena. Et kokkuvõttes see, kes seda asja kuulab või loeb, ei saa teada mitte midagi. See, kes ütleb, tavaliselt ei tea, mida ta öelda tahab. Ja seda kuuleme nüüd selle rämpsitud eesti keeles ka. Et maarahvas ja teadlased räägivad ilusat keelt. Need, kes esinevad praegu ajakirjanikena, tihtipeale enam keelt ei oska. Need, kes esinevad riigivalitsejatena ja peaksid just nimelt keelt eriti hästi valdama, mahlakat keelt rääkinud. Nende hulgas järjest vähem primitiivse keele oskajaid asendatakse mitte defineeritavate sõnadega oma tavalisi väljendeid ja võetakse kasutusel mitte defineeritud uusi väljendeid, mida ei osata ka küsimuse peale, et mis asi on võimekus. Juulikuu enne peaministri kohta vastuvõtmist Michal ütles selle kohta Riigikogus, et võimekused on inimesed, kes tegelevad riigikaitsega, sõdurid, politseinikud, maksuametnikud, arstid ja siis on võimekuste tööstuspargid. Kas siis toodetakse inimesi, arste, sõdureid, tollitöötajaid, võimekuste tööstuspargid. No, kui me teame, mis on võimekused peaministri arvatus ja niisugusi rumaluse otsa, lõppe iial otsa, seda tuleb nagu järjest kogu aeg juurde. Ja siis järgmine on, et ennem räägiti infrastruktuurist ja
ja siis kohalikust külaelust, siis nüüd räägitakse taristutest, taristu siis vanad prantsuse keeles 420 aastat tagasi oli, siis see tähendas silo. Hiljem hakati seda sõna üldistatult kasutama ka siloaukude kohta ja silotornide kohta, hiljem ka loomasööda hoidlatena. Nüüd meil on siis taristuvõimekuste minister. Mis asjaga ta tegeleb? Toodab silost inimesi või? Sõjaväelasi ja politseinikke ja tollitöötajad. No mingisugused totrusi. Need nagu totruste hunnik on nii suur, et inimene räägib, imiteerib inimkõnet, aga tegelikult sisuliselt ei ütle mitte midagi, sest ta ei saa ise arugi, mida ta ütlema peaks. Ja see on õudus. Aitäh sulle, Mark. Aga ma loodan, et see tänane saade pani vaatajaid ja kuulajaid mõtlema ka sügavamalt, mida meid siis ümbritseb ja nagu saate lõpuski, et mis totrused meid ümbritsevad. Aga siinkohal siis võtame oma saate kenasti kokku, et eesti.com ootab sisuloojaid, kontakt@eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab toetuskõnesid telefonile 9999, kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panused Konservatiivne mõtiskleja OÜ kontole EE9270000671006835650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite, järgmine kord taas teiega ja siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is eesti.com ja Estonia First kanalis. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarja Maripuu. Kõike head ja nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Meil on Eestile plaan B.